Ja tere ka minu poolt. Kaitseressursside Amet on tegelikult täitsa hästi väljahääldatav ameti nimi. Nii, kõigepealt tere tulemast teile kõigile. Mul on hea meel näha, et huvilisi on palju, kuigi teisest küljest ma tahaksin jällegi öelda seda, et võib-olla ei olegi väga palju, kui me räägime, et igas aastakäigus on umbes 6000 tüdrukut, siis need 100+ võib-olla selles suhtes väga palju ei olegi, aga igati positiivne siiski. Naised riigikaitses. Meie siin Kaitseressursside Ametiga eesotsas tahame, et riigikaitses oleksid kõige paremad inimesed. Kõige asjatundlikumad, kõige pühendunumad ja naised ju ometi seda kõike on. Ajateenistusse saab tulla 10 aastat ka naistel. See ei ole iseenesest olnud väga pikk aeg, aga see võimalus on olnud. Läbi aegade naisi järjest rohkem ajateenistusse tuleb. Kõik väeosad on naistele avatud. Me ei räägi ainult tagalas teenivatest naistest, vaid me räägime, et naised saavad teenida väga hästi ka meie kõige mehisemates väeosades, kus öeldakse, et mitte ainult siin ei ole, vaid ka siin on. Et kõik on avatud, te olete kõik väga oodatud ja ma alati räägin seda, et ajateenistust pigem võiks võtta ühe võimalusena õppida uusi asju. Ma väidan, et ajateenistuses õpitu on tulevases elus igati vajalik. Ka tööandjad hindavad seda järjest rohkem, seda meeskonnatööoskust, seda kiiresti otsustamise oskust, kriisisituatsioonides kiiresti tegutsemist. See kõik on sellised oskused, mis ajateenistuses omandatakse väga kiiresti ja väga hästi. Ja seda enam isegi uuringud näitavad meile, et ajateenistuse lõpetanutel tulevases tööelus on ka paremad sissetulekud ja nad on igati ühiskonnas väärtustatumad. Nii, aga mina tegelikult väga pikalt ei tahagi rääkida. Mul on hea meel, et teie ees siin on täna palju naisi ja ka mehi, kes teile kõik räägivad, mida ägedat ajateenistuses teha saab. Ja ma loodan, et te saate siit palju inspiratsiooni. Ma loodan, et me näeme teid varsti Kaitseväes ja edu selleks!